Ma just lõpetasin selle video filmise, mis teie jaoks siis juba eelmisel nädalal üles läks. Ja ma otsustasin, et enne seda, kui ma selle video ära monteerin, mis teil siis eelmine nädal nägite, siis tahaksin toa ära koristada. Also, ma tahtsin küsida, kas ma olen ainukene, kellele meeldib koristada üksi? Nagu ma tunnen nagu koristamisest isegi rõõmu, kui ma saan olla lihtsalt täiesti üksi kodus, koristada kõik üksi ära lihtsalt nii, nagu ma ise näen, et on kõige parem. Mitte, et nagu Kaspar ei oskas koristada või ta teeks lohakalt, aga ta teeb liiga kiiresti. Okei, nali. Ja also pärast seda 75 Hard Challenge'it mul on lihtsalt nii hea meel, et ma saan jälle Beliefi juua. Muidugi mulle maitseb kohvi ka, aga mulle vist isegi maitseb Belief rohkem. Eriti see pirni maitseline. Kätte on jõudnud juba kolmapäev, ma tulin just töölt, ma ei olegi vist enne siin rääkinud, aga ma käin õhtusaates assistendiks vahepeal ja nüüd liigun koju. Jõudnud juba neljapäev ja varsti on kell juba 10 saamas ning ma mõtlesin, et selle nädala videoks ma siis näitan teile oma ühte päeva vlogin lihtsalt, et natukene sisukam vlog ilmselt tuleb, et ei filmi nii nipet-näpet siit ja sealt, vaid siis tervet päeva, mida ma teen ja mida ma söön. Hommikul ärkasin ma täna 8:30 üles, tegin kohe trenni ära, sükse mõnusa ülakeha treeningu. Nüüd on selle asjaga ka ühel pool ja nüüd ma hakkan hommikust sööma. Ja hommikusöökiks ma olen hakanud jälle endale smoothisid tegema. Siin sees on siis natuke vett, üks banaan, kirsid, kaerahelbed ja chia seemned. Selle siis blenderdame kõik ära ja see läheb siis mul kurgust alla. Ja lisaks söön ka veel 2 võikut. Ja minu lemmikuks hommikusöögiks ongi siis lihtsalt tavaline leib, mis on rösterist läbi käinud, kus peale veits kookosrasva, tomat, tomati peal natuke soola, tavaliselt pipar ka, aga praegu ei ole pipart. Ja kuna meil on siin üks väga õige karvapall ja teine mitte nii väga hull karvapall, aga siiski meil on 2 kiisukest, siis me peame reaalselt absoluutselt iga päev panema robottolmuimeja tööle. Ütleks, et minu üks päeva olulisemaid asju, mis ma teen, on nende nunnukatega koisutamine. Üks minu lemmikumaid osasid päevast on see, kui ma saan lugeda oma raamatukesi ja juua samal ajal suure tassi kohvi ära. Ja siis tavaliselt ka kassid tulevad mu kassi tuppa kaasa. Britni veel istub seal.
aga tavaliselt jah, nad toovad ka muga siia tuppa kaasa ja siis me chillimegi kõik koos siin. Aga hetkel ma loen Hans Rootslase siis 7 põlve müsteeriumi raamatut. Varsti on mul see läbi ja siiani mega hea raamat. Ma niimoodi soovitan seda lugeda. Tõesti nagu paneb reaalselt igaüht mõtlema. Ja mega tuus raamat igatahes. Tubli, Ants, tubli. Reaalselt nii armas lihtsalt. No nii armas. Ja siis tuleb see vend. Okei, nali. Ma olen küll öelnud, et enamus ajast ma teen kodus vegansööke, aga mul tuli täna siuke makaronoklihakisu peale. Mul pole makaronoklihaga söönud reaalselt mingi pool aastat äkki. Issand juba, mul on silmaalused nii tumedad, täitsa haige ju. Okei. Ma sõin üliväikse kausitäie makaroni haklihaga. Ja mul on süda sellest nii paha, täiesti haige. Mul reaalselt nagu nii halb sellest olla. Ma ei tea, ma ei kannata liha enam, ma lihtsalt ei kannata. Kas nagu mul on mingi lihatalumatus või? Ma ei talu liha enam. Ja nüüd nagu näha, siis oleme vahepeal endale meigi pähe saanud ja juuksed ka normaalseks. Ühesõnaga, aeg on hakata liikuma tööle. Mina siis, nagu ma ka eile teile näitasin, käin siis õhtu saates vahepeal assistendiks ja nii ma lähen ka täna. Salvestuseni on aega täpselt 2 tundi ja mina siis lähen ja pean seal 1,5 tundi varem juba koha peal olema, et kõik asjad valmis seada ja külalisi aidata ja kõike muud stuffi. Vaatame siis, kes on meie tänased külalised ja mis põnevat uut inimestega ma täna siis ka kohtuda saan. Ja selline on minu outfit of the day. Sellas on ikka seesama Ivo Nicolo sviiter, villane jakk, Saara teksad, see jakk on pärit H&M-ist, pluus Ivo Nicolo. Ja siis mul on veel soojad, sokid, ka ja siis ma panen veel saatad ka, sest meediumajas on tegelikult rämedalt külm. Okei, seal allkorrusel, kus on Kanal 2 koridor, seal nüüd nii hullult külm ei ole, aga siiski tegelikult, ma ei tea, kui ma ennast suurelt riidesse ei pane, siis mul lihtsalt käed külmuvad otsas ära. Ja siis ma pean lihtsalt mingi täiega kohvi endale sisse jooma, et mul hakkaks soe, aga siis mul hakkab süda puperdama. Aga liigume edasi siis meie Kanal 2 majja Postimehe. Kõitisin rahulikult siis töö juurde ja üks vend, kes kõndis must mööda, lihtsalt hakkas mind tirima käest. Lihtsalt täiesti lambist läks must mööda ja hakkas mind käest tirima. Hetkel on salvestus peal. Aga ma hetkel sealt seest filmida ei saa teile, nii et sorry. No nii, ma olen nüüd valmis siis tagasi koju sõitma. Kahjuks ma seal Kanal 2 majas või Postimehe majas liiga palju teile just filmida ei jõudnud. Mingi paar klippi oli, onju. Aga jaa, ülipõnev oli jälle, aga ma olen lihtsalt nii väsinud. Ma ei saa aru millest, nagu ma tegin reaalselt mingi 3 tundi ainult tööd ja ma olen mega väsinud. Nagu, kuidas see loogiline on? Homme igatahes on pikk salvestuspäev, nii et homme ma tulen siia tagasi. 2 salvestust on siis homme ja need on siis siuksed pikad salvestused.